Tere tulemast saatesse Eesti 100 loomaarsti. Mina olen Julia Aabram. Mul on teile täna selline põnev kingitus, mis on veel üks osa inimesega, kes tegeleb eksootiliste loomadega. Minu arvates on tegemist ühe Eesti tõusva tähega ja mina näen, et tema teeb veel siin maailmas ära hästi palju. Ja nagu saate formaat ikkagi ette näeb, siis me räägime tema lapsepõlvest, tema huvist, kust tekkis huvi eksootikute vastu ja nii nagu ta ise saates tunnistas, ta oli väga põhjalikult tõdenud doktor Kristine, et temale eksootikud ei meeldi. Ta ise loomulikult ei mäletanud sellist väidet. Igal juhul saate lõpus ootab teid üks väga suur üllatus selles osas, mis on selle külalise hobi. Ja ausalt, ma olin sõnatu. Nii et hästi toredat kuulamist. Tänane külaline on loomaarst Priit Peetris. Aga ma leidsin ühe väga põneva artikli, mis oli ka vahelduseks avatud, sest et väga palju on selliseid maksumüüri taga ja mulle väga meeldis ja sellest artiklist ma lugesin välja, et lapsepõlves sinu vanemad ei lubanud sul lemmikloomi omada. Et mis värk sellega oli? Ja ei lubanud. Miks? äh, ma ei tea, meil ei olnud ka lemmikloomi. Korra vend võttis koera lihtsalt niimoodi luba küsimata, et no korraks hoiame, et anname sõbrale kohe pärast edasi, aga ta ei saanud praegu kohe võtta ja siis juba sellest tuli nagu suur probleem, kui see kutsikas meil oli. Aga mulle nagu loomad selles mõttes meeldisid juba nagu kogu aeg lapsena ja kooliajast ja eks ma käisin ikka nagu peale vanematele, isa ei olnudki nagu nii väga vastu, ema pigem rohkem. Ja siis üks hetk ema läks reisile, ei, meil olid kassid, ikkagist olid ükshaaval ja kass oli. Ema läks reisile, isa oli kodus, ostsime liivahiire. Ja siis nädal aega see liivahiiriga elas kodus ema tagasi tulles ka niimoodi, et ema ei teadnud sellest veel mitte midagi, kuni ta lõpuks mu tuppa jõudis ja avastas, et oota, aga mis puur see veel su laua peal on. Ja seda tahti peita, eks ole. Jah, ega ma otseselt nagu ei üritanudki peita, ta oli lihtsalt nagu laua peal, uks kinni, et kui ta tuleb, siis ta näeb, aga siis oli juba nagu see moment, kus ta enam nagu pidurdada ei saanud, sest et loom on olemas, et et siis edasi on minu vastutusala ja minu tegeleda ja Kui vana sa olid, et kas sa mäletad? äkki mingisugune kolmas klass äkki või? No siis niisugune alla 10. Jah. No vot, et ma olen ka siin saates märganud, et päris paljudel hakkab nagu see armastus looma vastu hästi varakult. Ja ma oma elust näen, et huvitav on see, et mina olen pigem olnud selline loomade pooldaja, aga ma ei ole kunagi näinud seda tungi näiteks minu õed või minu vennas. Ja kui nemad siin vahepeal ütlesid, ei tea, kas peaks võtma looma, siis ma nagu, et ei, kindel ei, mitte sinu, sa ei ole see tüüp. Aga noh, tore, et nad kuulavad ka vahepeal. Jah. Nii, aga mis sealt edasi sai? Ema võib-olla natuke pahandas? No jah, ega tal midagi muud nagu ei jäänudki üle, siis oligi, et minu loom, mina katseldan, mina tegelen, ise puhastan puuri, ise tegelen kõikide asjadega. Tema jaoks nagu, kuna meil kass oli, siis tema jaoks oli nagu väga oluline koht see, et kas see loom saab ka aru sellest inimesest, et nagu et seda suhestumist ja suhtlemist ja nagu seda osa, et miks ta oli nõus kassiga, sest et kass suhtleb, koera pigem keegi nagu ei julenud võtta võib-olla selle nagu kohustuse kogu selle suurem osa peale. Et muidu oleks koer ka ja kui ma siis vahepeal mul oli hamster ja liivahiir oli vahepeal 2 või 3 tükki kokku. Siis olid raagritsikad erinevad, kes kõiki ükski ei suhtle. Siiamaani kõik naeravad mulle, et mul mingisugused putukad ja raagritsikad ja puuoksad lihtsalt kodus olid. Aga siis
ma lõpuks nagu suutsin augu pähe rääkida, et Chinchilla on ka nagu see loom, kes nagu suhtleb, et minu jaoks ka nagu koerad-kassid, kui ma vaatasin, mul oli see lemmikloomade entsüklopeedia või lemmikloomade pidamise entsüklopeedia, siis ma seal kassid-koerad lükkasin kohe eest ära, jõudsin sinna eksootiliste loomadeni ja siis kogu aeg nagu lugesingi ainult neid ja raamatu õppisin pähe ja iga kord, kui mingi uus mõte tekkis, et oota, see on huvitav liik, siis kohe vaatasin sealt raamatust järgi, et mis ta teeb, kuidas seda pidada ja mis see nagu see osa nagu on sellest, et jah, see kassi-koera pidamine minu jaoks ei olnud juba nagu sealt maalt selline huvitav tegevus. Ja siis ma sain Chinchilla ja siis ma juba jõudsin ülikooli minna. Aga enne ülikooli sa vist jõudsid ka teha väikese vahepeatuse loomaaias. Ma olin loomaaias, see oli äkki põhikooli lõpp, gümnaasiumi aeg. Ma olin loomaaiasõprade ringis, ehk siis mis oligi lastele suunatud nagu selline õppeprogramm korra nädalas, mis siiamaani käib. Nüüd on hästi palju neid ringe, hästi palju nagu erinevaid teemadega neid ringe. Aga sealt ma sain nagu ka selle nagu suurema loomaaia pisiku ja sai nagu loomaaias rohkem aega veedetud ja see nagu soov loomade tagasi jõuda oli nagu küll sealt alates juba. Et ma ei tea, kas see nüüd nagu sealt võib-olla ei tulnud nagu seda eksootikute armastust, aga nagu see lihtsalt see nagu loomadega tegelemine ja kõik see oli nagu see huvitav osa, et ülikooli minnes ka minu jaoks oli esmane see, et ma tahtsin leida eriala, mis tegelekski loomadega. Mitte nii väga, meditsiin isegi ei olnud nagu see esikohal. Nagu ema on arst ja inimeste meditsiin ilmselgelt mitte, sest et inimesed mulle meeldi. Aga loomad, sest et nad on loomad, valikuvariandiks olidki siis loomakasvatus. Ja et siis võib-olla natuke raha teenida, siis iseenesest kooli ajal mulle meeldis ka keemia, et siis ma valisin nagu keemia ka endale nagu selleks erialaks, kuhu proovida, pürgida. Aga jah. Ja füsioteraapia? Füsioteraapia oli ka, sinna ma sisse ei saanud. Kuna ma What? Ei saanud, ma ei tea, Tartu Ülikooli ei saanud sisse. Seal oli konkurents millegi pärast nagu väga-väga kõrge. Ja keemiasse ma sain sisse, loomakasvatusse ma sain sisse. Loomakasvatus oligi esimene, siis tuli keemia, siis ma mõtlesin, et okei, ma võtan pigem keemia, et nagu rahalises mõttes ilmselt natukene optimaalsem valik. Ja siis ma kolisingi Tartusse nädal aega enne Tartu Ülikooli avaaktust. Ja kui ma Tartusse jõudsin, tegin arvuti lahti, vaatasin, et oi, meil on tulnud Saisist. Ja sain sisse siis vetti. Nii äge, sest et mul oli midagi sarnast, et ma ei mäleta ka, sest et ma mäletan, et ei olnud minu jaoks trauma, aga ma ei olnud ka üldse esimese raksuga sees, aga ma kohe nagu teadsin, et alati mingi protsent ütleb ära, ja siis ma olin nagu ala joone alt vist esimene, nii et aga jah, ma just mõtlen, et mõnedel inimestel, kes on siin saates ka läbi käinud, et oli nagu suurem mure selle pärast, aga mul oli alati niimoodi, et nagu elementaarne, loomulikult lähen sinna ja saan ja nagu ei on hirmu ka mitte, mis mind nagu üllatab sellises vanuses ja ma märkan sinu jutust ka, et ega sul ka nagu ilmselt pea pidi ju nokkima, kui sa keemiaga sina sõber olid, eks ole. Ja siis ma mõtlen, see füsioteraapia võib-olla ei ole ju mitte, et ta lihtne oleks, aga sul peab olema nagu väga-väga hea pea, et saada sisse keemiasse, et saada sisse veterinaariasse ja mitte saada füsioteraapiasse, vaatamata suurele konkurentsile, minu jaoks üllatus. Nojah, ma ei tea. Aga eks see füsioteraapia oleks inimestega tööd teinud, nii et see oleks nii tore olnud. Ja samas me ju teame, et 80% loomaarstitööst on suhtlus inimestega, et seda tollel hetkel võib-olla ei adunud. Aga samas eksootikute puhul võib-olla see inimene on natuke teist tüüpi inimene, kui on kassi-koera omanik. Pigem on. Mitte pigem, nad on kiiksuga. Nad on selles mõttes. Ja. Minu jaoks enam nagu ei ole, sest et nad on kõik täpselt nagu, nad on kõik kiiksuga, ehk siis nad keegi ei ole enam. See on sinu... Ma nagu seda tavapärast omanikku enam ei näegi, siis nagu kõik on nagu sellised omamoodi ja siis need ei saagi nagu võtta, et nad oleksid kuidagi erilised või...
kuidas see seal oli. see esimesed aastad ülikoolis möödusid sinu jaoks, et ma saan aru, et see, või noh, ma siin linnuke siristas paberi pealt, et sul oli huvi hobuste vastu, aga siis vaatasin, nii. Jaa. Ähm, kui ma ülikooli läksin, siis minu nagu selline ideaal või mis ma mõtlesin, et ma ei taha istuda kontoris, ma ei Mhm. taha istuda toas, ma tahan, et mul oleks auto, ma ravin hobuseid. ma olin 10 korda ratsutanud enne ülikooli. ma tahangi sõita autoga ringi mööda Eestit ja nagu teha nagu sellist välitööd rohkem. Mhm. ja see oli nagu see siht või nagu selline nägemus sellest asjast. aga 3. kursusel ma sain aru, et ma ei tea, mis loom on hobune. Siis Mhm. kui kõik see hobuse kasvatus ja nagu hobuse pidamine ja kõik need asjad tulid, siis ma sain aru, et ma ei tea hobustest mitte midagi. No et kolmandal hobuse kursusel ei peagi meditsiinis. veel teadma otseselt, aga ja aga 6. ma ei teadnud rohkem neist. mm. noh, kõik see, et miks hobust kasutatakse. Mhm. et kogu see sportosa sellest hobusest, mis tegelikult on nagu minu arust siiamaani nagu väga oluline osa, et sa pead teadma, kuidas hobust kasvatatakse, just see kõik nende vahendid, eestikeelne sõnastik hobustele. Mhm. et kõik see osa on nagu nii palju eriline. ja ma siiamaani olen arvamusel, et kui sa ei ole olnud nagu selles hobuse pidamise, kasvatamise spordi sees, siis inimesed ei tea sind, ehk siis loomaarstina läbi lüüa on võrdlemisi keeruline. Väga pragmaatiline arutelu sellise noore poisi jaoks, eks ole. Mis on tegelikult väga imetlusväärne, et mul on hea meel näha, et sa oled niisugune strateegiline mõtleja. Ja ma jaa. usun, et need eksootikud siis, mis ajal need täpselt siis, või noh, täpselt, ma saan aru, et sealt, kui sa käisid loomaaia ringis, on ju, see eksootikute teema, aga see, et nagu süvendatumalt, sest et ma saan aru, et kui sa hakkad niimoodi mõtlema, et kuhu edasi liikuda, siis baseerudes sinu loomade entsüklopeedia teadmistele, pisinäriliste hoiustamise või noh, nagu pidamise teadmistele võis tegelikult see eksootika olla ka päris niisugune lihtne valik. ta ei nagu, ma mäletan, Kristin Tõnise mulle mingi aeg ütles, noh, ma töötasin 5. kursusest alates ülikoolis abilisena ja siis ma töötasin ka tema abilisena ja aina sagedamini ja ta nüüd meenutas mulle mingi aeg tagasi seda, et mina ütlesin talle, et mulle ei meeldi eksootikud ja ma ei taha nendega töötada. ehk siis Wow, wow, ilmselt wow. 5. kursuse alguses mul oli nagu selline nägemus, mida ma üldse ise ei mäleta enam. aga jah, ma arvan, et sealt nagu see pisik ikkagist nagu suurenes ja see soov nagu seal rohkem seda teha. Mu strateegia oli tegelikult ka 4. kursuse lõpus enam-vähem juba tekkis see strateegia, et ma tahan töötada väikeloomakliinikus abilisena ülikooli ajal ja lõpetada suurlooma poole peal, ehk siis 6. aastat teha suurloomas. Olid. Sellepärast, et ma tahan jõuda loomaaeda ja mul on vaja seda mõlemat poolt. Mhm. et kuna suurlooma tollel ajal tööle saada oli äärmiselt keeruline, neil ei olnud internatuuri, neil ei olnud mingisugust noorem loomaarsti programmi, mitte midagi. et siis ma tundsin, et nagu jah, see väikeloomakliinikus intensiivselt töötamine annab mulle selle väikelooma poole, et ma saan seal ülikoolis just töötada ja siis, et ma võtan siis suurlooma poole just selle nagu õppeprogrammina. lõpetasin ära ja töötasin ikka väikeloomakliinikus väikeloomadega ja nüüd ei tea kummastki midagi. Eks vaata, see elu keerdkäigud ju teevadki oma töö, selles mõttes jälle siin on nii palju neid lugusid olnud läbi käinud, kus keegi mingisugune viskas teema õhku korraks ja siis on nagu, et ja kuidagi maandus soodsale pinnale ja parabim-parabum, nüüd on õppejõud koolis või mis iganes. no Ja muidugi Kristinit siin niimoodi kiites ka, et jälle mäletan oma ülikooli ajast, et see, mida suutis teha üks hea mentor või õppejõud, et oma õppetöös, et kui tal ikka silmad säravad teema peale, et meenutan alati siin Angela Lehtlat ja, ja Svetlana Belovat, kes noh, rääkisid oma teemast niimoodi, et noh, silmad särasid, noh, niimoodi fännasid ja siis pärast igat kursust ma olin nagu, et nii, silmaarst, see on see minu teema, nii, nahateema, see on minu teema, eks ole, eksootikud, oh my god, kui põnev, eks ole, et kogu aeg niisugune nagu, et kui
kui äge, et meil on sellised toredad mentorid ja õppejõud elus, kes suudavad inspireerida inimesi ja nemad, eks ole, et paistab, et siis Kristini abiga on sinust saanud jah, üks väga-väga asjalik eksootikute loomaarst. mis oli huvitav, et eksootikute meditsiini aine mul arvestuses läks võrdlemisi halvasti. Ja ma käisin pärast ta veel kutsus mind nagu enda juurde, et kuidas sul ikka nagu nii halvasti see läks, see eksam. Et jah, noh õnneks ma kuidas nüüd sul olen läks hiljem siis nii, suutnud et nii kõik nagu, halvasti? ma ei tea. Aga nüüd ma olen hiljem lihtsalt selle praktikas endale selgeks teinud ja nagu siis on, jah. Ma siin ka jälle vaatasin, et mis sa vahepeal tegid, et sa õppisid 7 aastat kokku, et kuus Ja aasta kaduma läks. peale teist aastat ma olin kaitseväes aasta aega. See on meeste nuhtlus, eks ole. ilma selleta ei saa, oleks võinud jah, selle noh, peale. selles mõttes, et ma ei saa nagu öelda, et see nagu täielik maha visatud aeg oli. ei, kindlasti Et mitte. kuna noh, seal oli ka ikkagist, ma sain istuda seal hästi palju, igavleda äärmiselt palju. Aga näiteks ma sain ka parameediku kutse sealt ja õppida siis nagu seal seda meditsiini, sest et peale teist aastat meditsiiniga ei olnud nagu väga palju veel ülikoolist pistmist. Noh, ravimite ja nagu baasteadmised ja muu. jah, ja haigustega, et parameedikuna nagu tuli see meditsiiniline pool, mis hakkas meeldima. Ja sealt siis nagu 3. kursusele edasi minnes õpihimu oli oluliselt väiksem, sest et aasta aega polnud midagi õppinud, aga siiski nagu see meditsiini huvi tekkis nüüd nagu suurem, mis oli positiivne, sest et noh, 3. hakkas nagu meditsiin selles mõttes ka nagu pihta rohkem. Mulle on jäänud mulje, et sa oled niisugune hästi pealehakkaja tüüp, just kui arvestada ka seda, et ülikooli ajal sa suutsid leida endale viise, kuidas käia ennast välismaal täiendamas. et räägi nendest kogemustest ka, et jälle, kust sa tulid üldse selle peale, see julgus, et minna, et teha, et see nõuab jälle mingit omaette logisevat kruvi. ma tean, mul on sellised. Ma ei tea, see julgusega minu arust ei ole seal nagu nii palju pistmist, kuivõrd mind kogu see nagu paberimajandus ajab hulluks. Et ma ei tea, kuidas, aga ma suutsin mingil meetodil kõik need 5 lehekülge Erasmuse pabereid ära täita, mis on täiesti õudne ja mitte nagu ainult 1 kohta, vaid 2 kohta peale ülikooli lõpetamist. Et kui ma nagu ka noh, siis iga kord, kui ma mõtlesin, et no ma lähen kuskile, siis see nagu paberite hunnik, mis sealt hakkas vastu vaatama, et sul on vaja seda dokumenti ja seda ja seda ja seda ja siis see nagu tõukab nii palju eemale, et nagu üldse ei taha. Aga õnneks Erasmusega seal, kes meil ülikoolis tegelevad sellega, siis nad olid nagu nii palju vastutulelikud, et nad ei visanud seda nagu portsu sulle ette, et nüüd kõike seda, vaid et nii, täna on see dokument, selle saadad ära, nüüd on see dokument, saadad ära, siis on see dokument. Tundub, et nad teadsid oma asja. Et tegid selle niimoodi rahulikult täitmiseks nagu ilusti hästi palju ette eeltäitmist ja kõike sellist asju, et tegid selle nagu lihtsamaks, mis on nagu mugav. Ja noh, ülikooli ajal ikka nagu tekib neid pakkumisi ka päris palju. Ja ma arvan, et tudengina see väljaspool käimine on ülioluline. Nii silmaringi laiendamiseks kui ka selleks, et siis sa saad käia. Et nüüd, kus on nagu täiskohaga töö, üritada proovida pooleks aastaks või 2 kuuks minna välismaale lihtsalt vaatlema kedagi ja siis noh, keegi ei anna sulle raha selle eest, et sa seda teeksid ja siis mine veel töö juurest ära ka ja et see on nagu selles mõttes keeruline, et jah, see oli nagu oluline osa. Kusjuures ma ise mäletan oma ajast ka, et ma nii kohutavalt, mitte et kartsin, aga minu jaoks oli oluline ära lõpetada nominaalajaga. No lihtsalt ma ei tea, kust see tuli, see oli sisemine tung. Ja selle tõttu ma võib-olla natuke ka pelgasin neid Erasmuse programme, kuigi seal 5. kursusel ma ikkagi võtsin julguse kokku, kandideerisin, sain. Ja tagantjärgi tarkus oli see, et issand, kui loll ma olin, et ma nagu varem ei teinud seda, et see aasta siia, sinna, osa asju sa said teha niikuinii ka nagu paralleelselt, noh, mina tegin praktikaid välisülikoolis ja see elamus, kogemus, sõprussuhted ja keelepraktika, imeline, lihtsalt nagu ka praegult, kui mõni noor kuulab, kes kuidagi mingil põhjusel pelgab.
pelgus kotti tagasi ja davai kandideerima ja käige nii palju, kui saate, sest täpselt nii, nagu sa ise ka ütlesid, et jah, seda aega saada, pluss pärast lõpetamist on sul hoopis teistsugused kohustused, et võib-olla võtad, ma ei tea, majalaen, autolaen, mis iganes, eks ole, et noh, sa ei saa lihtsalt endale naljalt lubada selliseid asju. ja ülikooli ajal, kus ei ole võib-olla veel nii tõsiseid suhteid, ei ole veel lapsi, käige pange hullu, et jah. lihtsalt Noh, ülikooli lõpetades on ka see, et 12 kuud on veel võimalik teha Erasmust, mida ma siis kasutasin ka 8 kuu ulatuses. Et ma olingi nagu enne ülikooli lõpetamist tuli lihtsalt paberid ära täita, et enam-vähem koht on olemas. Ja siis ma olin pool aastat Hollandis ja 2 kuud veel Itaalias. Et see kindlasti andis ka nagu selleks edasiseks tööks väga palju, nagu väga suure lükke. räägi mõnest toredast ülikooli seigast ka, võib puudutada eksootikuid, võib mitte, et just see, mis olid sellised meeldejäävad ja võib-olla niisugused erksad mälestused, sest et noh, kui mina hakkan mõtlema oma kas või Erasmuse kogemuse peale, siis neid erksaid mälestusi on seal väga palju. jaga mõnda toredat lugu. Minu arust nagu mälestus, millest enam esmakursuslased osa ei saa, on Sitabraks. Ehk siis ülikoolis esimese kursusel kell 6 hommikul lauta ja kella 8 loengusse samades lõhnades. Teadsid täpselt, kes on loengus just praegu selles praksis käinud. Et ma siiamaani nagu, noh, kui tudengitega rääkides, siis minu arust see on nagu kurb, et seda neil ei ole. Tol hetkel oli see üliname, ülivastik. Aga nüüd tagasi vaadates see on nagu nii oluline osa käia kõik need sammud läbi, mida loomaarst põhimõtteliselt ju näeb, on ju, et sa pead arvestama sellega, mida see talitaja teeb laudas. Ja mitte ainult, ma ütleks ka see enesedistsipliin ju sinna juurde. Et Jah, sa ärkad üles, sa lähed ja mulle nagu nii jäi meelde, ma ei mäleta, kas oli õppejõud või kes ütles, et aga loomadel ei ole pühasid. Et kui meil nagu, et issand jumal, kas me peame nagu siin sellel päeval ka tulema Sitabraksi, nagu, et aga loomadel ei ole niimoodi. Et nemad tahavad süüa, nemad tahavad saada talitamist, lüpsmist, et kõik see on nagu nende elu osa ja meie kui inimeste osa on siis nende vajadusi täita. Ja nagu ma olen aru saanud siin ka erinevate ülikooli inimestega suheldes, on see, et ega see noor tudeng, ta ei taha ärgata hommikul varakult, ta ei taha minna sinna lõhna sisse, ta ei taha nende marineeritud lõhnadega minna kuskile loengusse pärast saada, ma ei tea, kaasõpilaste poolt kuidagi niisuguseid pilke, et see on nagu, ja samas see nagu õpetab just nii palju, just enesedistsipliini ja aru saama, mida loom vajab, nii et täpselt nii, nagu sa ütlesid, et kahju, et nad ei saa seda. Ja aga meil nagu ei olnud neid pilke, sest et kõik läbisid seda. Et see nagu lihtsalt, sa tead, kes on seal praksis, aga see ei olnud kuidagi nagu, et mis sa haised siin, vaid nagu sa ainult teadsid, et sa tead, et ta on juba 2 tundi sinust kauem üleval olnud, kes on juba laudas nagu rüganud ja nagu higistanud seal, et see pigem oli nagu kaasatunne sellele inimesele või neile kahele. Sest et ma näiteks, mis meil oli, loomaarsti, mingi farmi praktika oli meil ka, kus me pidimegi farmis tegema, see oli äkki peale teist kursust. Ja ma läksin Hollandis farmi kuuks ajaks, piimafarmi. Seal oli äratus 4:30. Ilma hommikusöögita, ilma kohvita, otse lauta, sitta rookima, lüpsma ja siis alles kella 8 sai nagu sööma. Et see ka omamoodi distsipliini muutus ja ma saan aru, et ma ei taha pidada veiseid. Et sa ei ole hommiku inimene? Ei, pigem nagu seesama, et loomadel ei ole pühasid, loomadel ei ole puhkepäevi, puhkust, mida iganes, et ma looma võttes siis ka pigem mõtlen selle, et aga kui mina tahan minna puhkusele, kas mul on võimalik, et mis sellest nagu lemmikloomast siis saab ja kui on farmi täis veiseid, kes vajab lüpsmist, siis ma arvan, et see ei ole nagu nii lihtne. Sest et Holland see oli siis nagu kodufarm, on ju, et 200-pealine lüpsikari, et see oli nagu selline pisikene kodukari. Pisikene. Ja okei, nende mõistes see oli võrdlemisi suur juba, jah. Neil tavapärasem oli selline 60 pead, see oli juba 200, see on ikka nagu rohkem. Aga siiski ta oli nagu kodufarm, et seal nagu perekond tegi tööd ja see oligi nagu see, et üks inimene väljastpoolt vist ka veel nagu töötas.
jah, aga ülikooli ajast tegelikult mind jällegist needsamad lõhnavad asjad, kogemused on nagu mälestusi jätnud. Ehk siis rebaste ristimine räägi esimesel sellest. kursusel. Ja mul on ka väga elavad mälestused, aga räägi Et sina. minu jaoks nagu äh, nii gümnaasiumist kui ka siis ülikooli ajast see minu arust on nagu noh, võimalus lasta ennast vabaks võib-olla mõnes mõttes. Et sa ei pea muretsema, mida teised sust arvavad, sest nad on kõik täpselt sama koledad. Nad on kõik täpselt sama ära värvitud ja nad on kõik käinud kättpidi kuskil mingisuguses lägas otsimas seasilmi. Noh, et ära tunda siis, mis organiga on tegemust või pista käsi mingisugusesse musta prügikotti ja siis katsuda mingit organit ja mis asi see seal sees on ja juua mingisuguseid imelikke vedelikke ja nagu noh, kõiki sellist asja, et see nagu minu arust on äge, aga ma ei tea, et seda enam sellisel määral nagu saaks teha. Me olime Juba väga siis oli rõvedad. õppejõududega probleeme, et keegi ei taha lasta, aga nagu mitte, et see inimene oleks probleemne, aga et või noh, tudengid, et nüüd vist on nagu vastupidi, et tudengid pigem nagu ei taha lubada endale, et tehakse selliseid asju. Vot ma pole ise uurinud, aga ja minu jaoks oli ka alati hästi, hästi meeldejääv, sest et ma mäletan seda, et ma ei saanud kuidagi üle sellest, kui rõve see minu jaoks oli. Seal oli, me pidime külmutatud või külmunud pealaest silma välja võtma, mis väga nüride riistadega ja see oli minu jaoks oli nagu, ma ei suutnud, mul oli nii paha sellest. Aga meil oli õnneks grupis keegi, kes suutis seda teha. Aga samas, kui oli see, et noh, et nüüd on aeg teha rektaalne uuring, mis nüüd ma mõtlen, võib-olla looma seisukohast ei ole kõige parem, kui 30 inimest sul nagu tagumikus ära käivad järjest. Yeah. Aga ma mäletan, et mul nagu, et jaa, pole probleemi, et sest et mu nagu see mentaalne seisukoht on alati olnud, et see on asi, mis tuleb ära teha. See on asi, mida on tehtud enne mind, tehakse pärast mind. Noh, et noh, it is what it is. Ja siis oligi see käsi tagumikku ja polnud üldse probleemi, on ju. Aga mõnel, mis mind üllatas, et mõnel kursusekaaslasel oli niisugune, mul nagu, see tuli loomaarstiks, see on nagu reaalselt sinu töö seda teha, et miks sellised nagu nagu eemaldatud, külmutatud veise peast silmamuna välja võtta võib-olla ei ole nagu nii tavapärane, aga see rektaalne uurimine on tavapärane loomaarsti praksis. Nii et jah, oli ka niisuguseid jooke ka, igasuguseid värvilisi jooke, mida meile seal sisse joodeti. Ja, ma arvan ka, et see oli nagu, see oli selles mõttes huvitav, et oli nagu eluline, mis tegelikult päriselt toimuma hakkab. Sa oled kättpidi kuskil pimedas augus ja otsid, mis asjad need seal on ja nagu sa oled üleni sitane ja nagu noh, tegelikult see ju tulebki tulevikus sulle ette, et kui siis mõelda, et vastik, lõhnab halvasti. Pärast me kõik sõime võileiba enne anatoomia praktikumi, sa tunned, kuidas juba ukse tagant tuleb nagu seda lõhna sisse. Ja, aga see ei häirinud enam kedagi, kõik sõid rahulikult seal. Rohelised sulanud kehad, mida oli vaja prepareerida. No lõpuks on nagu, noh, mis seal ikka, noh, kolme enam lõhna. Et see nagu aklimatiseerub ära ja nii on. Ma olen tänatud selle evolutsioonilise asja eest. Nii, aga jah, mind et nagu lõhnad ei ole nagu häirinud või nagu sellist asja ei ole olnud. Nii, aga võib-olla nendest Erasmuse kogemustest veel midagi. Et noh, kuu aega on selline natuke nagu lühem periood, aga samas vaata ikkagi minna keskkonda, kus parimal juhul inimesed räägivad inglise keelt, halvimal juhul ei räägi üldse ja sa pead hakkama saama üksinda. Et see on ka kindlasti niisugune nagu väga oluline elumuutev praktika. Jah, minu jaoks võib-olla nagu, noh, üks on okei, inimestega nagu läbi saamine, et kui sa oled nüüd nagu tõesti noh, mingisuguses täiesti uues keskkonnas, eriti kui sa oled kuskil loomakliinikus, väike loomakliinikus on võrdlemisi palju rahvast, hästi tihedalt koos ja Itaalias on väga väikese pindalaga kliinikud, massiliselt rahvast, et seal nagu hakkama saada külg külje kõrvalt, et sa saad kõigiga läbi, et sa ei lähe kellegiga nagu tülli ja samal aegselt need on itaallased, kes nagu väga kergesti erutuvad igasuguse asja peale. Jaa, nagu räägime drama queenidest siis. Täpselt. Jah, et noh, õnneks ma sain nagu kõigiga läbi ja ma nagu ei otsinud mingisugust sellist kontakti nagu niipidi, aga ei, seal lendasid
pidevalt asjad Mm. teiste suunas. Ja kui mitte pahaga, siis heaga. Et noh, vahel oli nagu raske aru saada, et nad karjuvad ja siis pärast on nagu sõbrad edasi, et nagu mis toimus just, sest et keelest ka nagu nii hästi aru ei saa. Mm. Aga selles mõttes on lõbus ikka. Ja noh, mitte erialane see välismaal elamine minu jaoks on alati olnud, et aga mida ma söön. Mm. Nagu noh, Eestis harjunud sööma kogu aeg ühte samaid asju võib-olla, noh, enam-vähem tead, mida poest osta, tead poe. Ja kus nad on? Just. Ja nüüd sa lähed välismaale nagu mingi, mis ma siin söön. Asjad ei ole enam samad, hoopis uued tootjad, nagu noh, kõik see osa, et see. Ei oska pealt teksti lugeda, on ju, et mis asi see täpselt on ju. Juust või juustulaadne toode. Just. Et eks see on ka nagu minu arust nagu asi, mis välismaal vajab päris palju harjumist. Et kuidas see keskkond seal nagu niipidi töötab. Ja pluss see logistika, eks ole, kus mis asjad asuvad, mitte ainult poes, vaid üleüldiselt selle piirkonna piires. Kuidas sa suhtled siin inimestega või seal inimestega, et tohib naeratada, ei tohi naeratada, et kui Eestis, ma ei tea, Harju keskmine eestlane ikkagi väldib igasugust silmsidet ja kontakti, tahab lihtsalt rahulikult mööda minna tänaval, siis välismaal ei ole see alati kombeks. Et sellised põnevad kultuurilised erinevused. Mis jah, kultuuriliselt näiteks minu arust Eestis silma pilgutamine nagu sellise asja tegemine minu jaoks nagu jätab alati nagu sellised, mida sa nagu noh, kuidagi nagu imelik. Kergelt romantiline, eks ole, vahel. Jah, et kas ta on romantiline või ta on vastupidi nagu selline negatiivne, on ju, et kumba ta siis nüüd nagu tahab, et ma tahan sulle mingit krutskit keerata või nagu selline. Kas see on flirt või nali? Jah, aga välismaal just, ma ei tea, Holland, Itaalia, mõlemad teevad seda nagu lihtsalt, et tšau. Nagu mis silmaga juhtus, mis sul silmaga toimub? Jah, et seal nagu kuidagi nagu selline jah, nagu näomiimika on ka väga nagu erinev või et kuidas selle näoga suhelda. Ma ütlen, me võime kohe sellel teemal niimoodi bondida. Aga räägi parem, kui sul pärast ülikooli lõpetamist, pärast kõiki neid praktikaid, kuhu su tee edasi viis? No koroona segas mu teed väga palju. Ma pidin olema Itaalias 4 kuud. Seal hakkas koroona pihta. Ma jõudsin seal olla 2 kuud. Lõpp oli väga raske, hingata ei julgenud. Veel hullem kui midagi kurgus oli, siis pigem lämbud kui kõhid. No, sest et Itaalia oli ka nagu see koroona alguspunkt ja kunagi ei teadnud, mis seal oli. Et põhimõtteliselt lõpus oligi midagi vist 2 nädalat lihtsalt kodus, et kliinikus ei käinudki. Et tudengeid ei lubatud ja mul oli planeeritud, et siis ma veel pärast seda olen 6 aega Rootsis, oli loomaajaga kokku lepitud, et tulen. Aga noh, siis see jäigi lihtsalt niimoodi õhku, et tulin Eestisse. Ja ma tegelikult juba siis hakkasin nagu maad uurima. Et ma kirjutasin kursakale, kes oli juba kliinikus tööl, et kuule, kas te tahate eksootikut arsti. Ja ta oligi siis juba Rannamäe kliinikus, on ju. Tema edasi Jürgenile ja siis Jürgen oli loomulikult. Mul nagu, noh, ausalt öeldes mul ei ole ka nagu väga palju valikuid olnud, et kuhu kliinikusse. Tallinn valikuvariandina alati on ju, et aga et ma teadsin alati, et ma tahan minna suurde kliinikusse, kus on võimalikult palju inimesi. Jällegi strateegiline mõtlemine. Ja suures kliinikus on masinaid, mida saab kasutada. Et ma ei taha kunagi enda kliinikut, mitte kunagi. Ära ütle mitte kunagi, sest et ausad, sulle ka eksootikut ei meeldinud. Jäta valikud vabaks. Jah, aga eksootikutega kliinikut ära ei elata. Ja mida rohkem on arste, mida rohkem on masinad kasutuses, seda nagu paremad masinad saavad olla. Ja see oli see mu nagu eesmärk, et miks Betsiti, miks Rannamäe Betsiti. Ma isegi ei tööta kuskil mujal. Sest et seal on kõik need masinad ja ma saan neid kasutada, et väikses kliinikus sellist masinaparki nagu on võrdlemisi keeruline üleval hoida. See tasuvusmäär on üsna madal muidugi ja seda enam, et eksootikutele on niikuinii keerulisem üldse mingisugust aparatuuri saada, mis nagu võtaks vereproovi või mida iganes, et selles mõttes, et hästi palju on niisugune kuulamine, vaatamine, lõhn, eks ole, mikroskoop, et ongi päris keeruline. Nii et mu nagu
maadeuuring, et kuhu tööle minna, põhimõtteliselt oligi üks sõnum, Mhm. järgmine oli intervjuu ja nagu tööle ma sain, et selles mõttes see tööle saamisega nagu mingisugust keerulisust ei olnud. Alustasin kassid, koerad ja eksootikud. Pool aastat hiljem ütlesin, et mul ei ole aega kassi, koera teha. Mhm. Mul on ajad täis, et nagu noh, ei mahu enam, mul on järjekord läheb liiga pikaks. Mhm. Ja siis ma olingi täiskoht eksootikute arstina. Mhm. et Ja sa oled täiskohaga? ma nüüd 3 aastat hiljem ma tulin loomaaeda pool kohta ja siis ma nüüd olen endiselt veel pool kohta siis ka kliinikus. Mhm. ja et selles mõttes on nagu ainult eksootilised loomad, et ma kassi-koera nagu üldse ei vaata. korra sinna algusaasta juurde tagasi, et see esimene aasta, noh, kuigi sul oli seda praktikat juba all ka, eks ole, aga see eksootiku arstina alustada ja üldse toimetada niimoodi iseseisvalt, et kui libedalt see sul läks ja kui tihti oli vaja ikka mõne mentori poole pöörduda, sest neid eksootilisi loomi on lihtsalt nii palju, et ma saan aru, et koer, kass ja mingisugused 300 erinevat tõugu on ju, aga eksootikud pluss nende erinevad variatsioonid, et see ampluaa on lihtsalt nii suur. jaa no siin väga suured tänusõnad ja kiitused ja ähm, jah, sõnad Kristinile, kes tõesti on olnud nagu suur sõber ja mentor selles osas. Ja tõesti ta alguses aitas mind väga palju ja ta oli väga kiiresti kättesaadav. See kättesaadavus ajas aina vähenes, mis on ainult positiivne. Et see lükkas mind nagu väga kiiresti sinna, et kui see patsient tuleb, selle tunni aja jooksul ma pean ta saatma raviga koju. Mul peab olema nagu midagigi ja siis ma saan sellega pärast nagu õhtul edasi tegeleda, mõelda, mida iganes, nõu pidada. Et aga see nagu lükkas väga kiiresti, et ma pean kõigepealt leidma selle vastuse ise esimesena, tegema võimalikult palju asju ära ja siis ma saan nagu küsida abi, et kuule, mis veel võiks teha või mis see veel võiks olla, kui see ei olnud juba nagu sobilik. Et see natukene selline vette viskamine oli ja ikkagi seda on 200 kilomeetrit eemal, et nagu noh, ei saa ka nii kiirelt seda nagu vastust eeldada ja ta tegi ka tööd samaaegselt, ehk siis see nagu oli ja ta oli ainukene mentor, et ma võisin nagu kliiniku arstide käest nagu küsida mingisuguseid asju, noh, kassi-koera kohta ilmselgelt, aga nagu eksootikute kohta ei ole väga palju Eestis, tähendab, meil on mõned inimesed, kes on nagu rohkem-vähem tegelenud, aga jah, selles mõttes, et ja minu arust on paar kliinikut veel Tallinnas, kes võtavad vastu, aga vahel on nagu niisugune tunne, et nagu see info, et sellised inimesed olemas on või et see kliinik võtab vastu, ei liigu liiga hästi, sest et minu arust on üldse kas lätlanna või leedukas, et minu arust oli, et ma ei mäleta ka seal jah, enam ei liikunud põllu peal nii palju ringi, et teaks täpselt, kes millega tegeleb ja et aga jah, niisugune põnev selles mõttes, et inimestel, kes eksootikuid peavad, on, kelle poole pöörduda. Ja et on valikud, kelle poole pöörduda ja see tihtipeale. valik nagu suureneb ajas ja viimastel aastatel, eriti meie kliinikus on nagu nüüd läinud oluliselt paremaks, et saab löögiga, aga see ikkagist ei ole nii lihtne. Et noh, mina ei ole kogu aeg ja teised ei ole ka kogu aeg ja nagu noh. Ja tavaliselt on need probleemid hästi akuutsed, kas pole? Üldiselt küll jah, Sest et kui ta 3 nädalat peab ootama, siis ta kas sureb ära või siis probleem ei olnud nagu nii suur. No ütleme nii, et 3 nädalat on loomal juba probleem olnud, siis helistatakse arsti juurde, et kuule, et võib-olla nagu tuleks tulla Yeah. siis veel 3 nädalat ja selleks ajaks on loom juba läinud, eks ole. Yeah. Et jah, nende eksootikutega on veidike keeruline, sest nende selline elutsükkel on natuke teistsugune, võib-olla mõnes mõttes aeglasem. Et noh, ma oman ise kogemust Madagaskari päevakeko omamisega, et too elas ikka oma 12 aastat meil, kuni siis lõpuks otsa sai, aga No see on nüüd Rooma ja noh, neil on jah aeglasem, aga kui me lähme pisiimetajad või linnud, siis neil on hästi kiire. Topeltkiirusega on ju. Ja. Kes on kõige sagedasem patsient just kliinikus? Loomaaia jätame praegult kõrvale. Sellest räägime natuke hiljem. Küülik ja Merisiga. Et nemad on nagu kahekesti ikka pika puuga möödas teistest, et neid tuleb paar tükki päevas üldiselt. Ja siis hakkavad sealt teised nagu järgi tulema. Mis on tänapäeval sellise küüliku ja Merisja elukestvus, sest et
olen nagu erinevaid asju kuulnud, et raamatutes räägitakse, et seal merisiga, mingisugune 5 aastat, küülik, 7, aga ma olen kuulnud nüüd juba ka niisuguseid 9-aastastest merisigadest ja 10-aastastest küülikutes, et kas see, mis ma kuulen, on õige, vale, mis sinu kui loomaarsti? Neid on äh, nagu see eksootikute ravi natukene on sellise elu lõppu jätkamine mingil määral. Edasilükkamine on niisugune nagu. Just, et lihtsalt, et teeme selle lõpu viimase aasta natukene mugavamaks, et omanikul oleks ka rahulik, et see tegelikult lõppkokkuvõttes sinnani jõuab, et kui me hakkame ravima 5-aastast küülikut kroonilise probleemiga, siis see probleem on krooniline ja me ei saa sellest nagu üle, et jah, vanusest üldiselt jah, selline 9-10 küüliku kohta on väga hästi, aga neid ei ole väga palju. Ja need on tõesti küülikud, kes ei ole varem käinud lihtsalt arsti juures ja neil ei ole ka siis seetõttu probleeme. Neil ei olnud ka muresid olnud ja siis nad ei ole käinud. Ja see on ju väga tugevalt seotud söötmispidamistingimustega, eks ole, et kui seal on korras, siis 80% probleemidest ei tekigi. Jah, et küülikute puhul, merisigade puhul söötmine esimese aasta jooksul otsustatakse ära natukene, mis ta hammastest saab. Et kui esimese aasta söötmise tehakse valesti, siis ei ongi nii. Ja jälle vaata, tuleme tagasi sama koerte-kassidega, et see esimene aasta on kõige olulisem, see on see koht, kus organism kasvab, areneb, loob iseennast ja kui seal ikkagi valesti tehakse, siis ei saa väga hästi parandada. Neil võib-olla, pigem jah, mitte. Et see on, samas seal võib-olla sellist nagu elupikkust on rohkem, et ma ei tea, kilpkonnade puhul ka, et kui 10 aastat on valesti kasvatatud, valesti toidetud, valed tingimused, kilp on halvas seisus, siis see võtab 2 korda nii kaua aega, et see tagasi läheks. Või kilpkonn 30 aastat iseenesest on nagu väike noor kilpkonn, on ju. Ja et võib rohkem ja see ka kilpkonnade puhul arusaamine, et see kilpkonn kasvab selliseks kilpkonnaks ja selles mõttes, kui siin ostetakse, ma ei tea, väikses vaasis, siis seal vajab ta juba korralikku terraariumit, et omal seal Tšehhis, kui ma praktikal käisin eksootikute kliinikus, siis seal nägi neid kilpkonnasid ja kilpe ja kõike ikka. Kurb on, mida inimesed teevad, et see emotsionaalne ost, et tahaks midagi erilist ja soovimatus tutvuda, mida see loom tegelikult vajab elutingimuste seisukohast, see on kohutavalt kurb, et kui egotsentrilised need inimesed on. Aga kliinikus, kes on olnud selline põnev eksootiline loom või meeldejääv case? Siin on kohe 2 küsimust. Mul on väga halb mälu. Järelikult ei olnud nii traumeeriv. Et keegi sind hammustanud ei ole ja või on tegelikult võrdlemisi vähe, jah. Et ma ei saa väga palju traumasid selles mõttes. Ma arvan, et kassiarstid saavad oluliselt rohkem kriimustusi kui mina. Ja patsiendiks võib olla kes iganes hiirest. Mingid hiired vahepeal hammustavad, aga see isegi nagu ei jäta märkima, et see ei ole nagu loetlev. Jah, ma ei tea, ma ei tunne nagu nii suurt erisust enam nagu nendel patsientidel või nendel liikidel või et ta oleks mingi nii äge loom nüüd. Järgmine eksootik. Ja sa võtad ju linde ka vastu, mis on ka võib-olla selline hästi haruldane asi Eesti mõistes, et selliseid linnuarste on ka pigem väga vähe. Linnud on mu nagu lemmik, kui me räägime siis eriti papagoid. Et mul on endal kodus ja minu jaoks on nagu papagoide maailm see nagu ekstra selline huvitav ja tore ja tahan väga palju kaasa aidata ja kogu nende meditsiin, füüsiline ja vaimne tervis. Et seal on nagu väga palju avastamata maad ja see on väga, pidamistingimused ka on nagu väga alaarenenud või nagu vähe arenenud võrreldes nagu teiste loomadega, et ta läheb sinna kuskile Rooma ette pidamise arvestusse, kui palju tehakse valesti. On tegelikult lindu pidamises ka. Aga räägi sellest natuke rohkem, kuidas see lind sinu juurde tuli, kes ta täpselt on
ja siis kogu see äh, linnumajandus selles mõttes, et neid linnuliike on ju, ma ei tea, üle 10 000 miljoni. jah, äh, jah, selles 10 mõttes, et 000 igalühel on omad. liiki linde. Issand, ma ei mäleta, palju neid papagoiliike oli, mingi 300 või? Mhm, Mul on nümfkakadu, ta mhm. oli patsient. Tema lugu on siis see, et ta maandus inimeste koduhoovi korgi ja saksa lambakoera vahele ja ajas nad eemale. Vau. See on See on niisugune 100 feislik. grammi lindu. Jah. Maandus lihtsalt sinna maha. Nagu ümberringi on üksikud majakesed, üldiselt on mets. Otsisid omanikku, ei ole. Keegi omaks ei tunnista. Ja siis nad võtsid selle endale. Mhm, Avastasid, et selle linnul hakkas nokk liiga pikaks kasvama. Siis nad hakkasid sellega järjest arstide juures käima. Mingi hetk nad jõudsid siis minu juurde. Iga 2 kuu tagant lühendasime nokka, sest et tal alanokk oli siis keskelt pooleks läinud. ai. Ja see ei kulutanud enam ülanokka korralikult, et ta Mhm, sai süüa, ta sai teha kõike nagu normaalselt, lihtsalt alanokk ei kulutanud ülanokka. Ja mingi hetk nad siis tundsid, et nad ei suuda, ei taha, ei ole aega tegeleda nii palju, kui see lind nagu tahaks. Ja tahaksid leida siis nagu uut kodu. mhm, Ja küsimus oli siis nagu sealt see pigem, et see tuli ka ringiga niimoodi, et minu kursakaaslane, kes teadis neid, küsis minu käest, et kuule, kas ma tean kedagi, kes tahaks seda lindu. mhm. Ja siis ma jäin ise mõtlema, et aga ma olen nagu tahtnud papagoid, et ma siis võta ta ise. Ja nii ta siis minu juurde sai ja siis nii ma olen teda siis nüüd vaikselt kasvanud temaga koos. Et see kasvamiskõver, et kui ma muidu ise, see oligi enam-vähem 2-3 aastat olen lihtsalt inimestele rääkinud, kuidas pidada papagoid, siis nüüd 3 aastat papagoiga koos elades on see nagu, see maailm avardub nii palju rohkem, et sa mõistad seda linnu käitumist ja elu ja tegelemist nagu hoopis teise nurga alt ja nagu oluliselt paremini. Et see kindlasti nagu annab juurde sellele nagu nii linnupidamisele kui ka siis meditsiinilise poolele, et kuidas omanikke juhendada siis nagu asjadega. Mis on selline trikk, mille osas sa said kindlasti palju targemaks ja mida kindlasti nüüd edasi kasutad ja jagad omanikele? Toitumine. Ma Mm. arvan, et see on üks nagu suuremaid probleeme papagoide pidamises on toitumine üldse. Ehk siis ma julgelt arvata 80% papagoisid sööb rämpstoitu. Kas See, et nad sellepärast, söövad seemnesegu. jah, et poodides ei ole midagi pakkuda või see, et nad ei, Poodides ei ole pakkuda, aga inimesed ei tea ka. jah, sest et need pelletid on ju palju mõistlikumad, need, mis on, ja Just. paranda mind, kui ma eksin, on ju, sest et minu loogika ja ma näen oma tuvide pealt, eks ole, nad korjavad välja täpselt see, mis neile maitseb sealt segu seest, aga pole midagi võtta ja siis ma ei anna ka neile enne, et kui on nagu kõik söödud või siis nad viskavad selle üle ääre ja siis nagu pühivad sinna selle mulla peale ja siis otsas, kurgur, anna juurde, eks ole. et kui mul oleks valida pelletid, siis ma kindlasti võtaks ja pelletite all ma ei mõtle seda, millega ahju köötakse, vaid ongi nagu Jah. see segu Graanulit. millest jah, noh, näeb välja natuke nagu võib-olla mingisugune tavaline koera-kassi krõbin, et Jah. me ei saa valida sealt, mis talle rohkem maitseb, vaid ta peab sööma kõike, kui ta ei taha nälga surra. Jah. Noh, üks asi on see valimine. Teine on nagu reaalselt see, mida see toit sisaldab. Mm. Kõik vitamiinisegud on mineraalainete ja vitamiinide vaesed. Kõik. Mm. Nad on rasvarikkad Mm. ja mida rohkem see lind saab valida, mida rohkem talle pannakse kauss lihtsalt täis, seda rasvarikkamaks see nagu reaalselt ärasöödud toit muutub. Mm. Ehk siis nende linnu nagu organism töötab juba valesti, sest et ta saab nagu täiesti valet toitu. Looduses kuiviseemned linnud ei söö. Papagoid ei söö kuiviseemneid, nad söövad värskeid seemneid ja see on ka ainult 5% nende nagu normaalsest toidu hulgast. Pluss nad liiguvad ja Äh, jahivad seda, otsivad seda toitu, mis on nagu Just, keskkonna rikastamise seisukohalt. just. Puuviljad, mida nad söövad looduses, milliseid puuvilju leiad vihmametsast, ei ole peaaegu mitte ükski neist puuviljadest või marjadest, mida sööme meie inimesed. Pluss nad ei Ehk ole siis nii nad on magusad. oluliselt nagu suhkruvaesemad, väga palju lehti söövad, noh, putukaid ka mingil määral, mis nad kätte saavad, on ju, et see toidu hulk mingisuguseid, noh, juurvilju anname meie ka, aga need on juba nagu, noh, ka ei ole nagu päris see.
mistõttu siis see granuleeritud toit ongi juba nendele liikidele nagu sobivamaks tehtud, et ta oleks sobivam kui looduslik või sobivam või sarnane looduslikule toidule, mida seemnesegu ei ole nagu üldse. See on täiesti kaugel eemal sellest. Kus sa leiad selle õige toidu oma väikesele kakatuule? Petsiti vahepeal müüs, vahepeal ei müü, siis jälle müüb, siis jälle müü. Väga keeruline. Eestis on olemas Pepperi lemmikloomapood, mis ongi keskendunud, kuna omanik on linnupidaja, ta on keskendunud peaasjalikult lindude toitudele, papagoi toitudele. Nad püüavad puure, mänguasju, maiuseid, toite, kõiki asju. Ja kui mul on midagi vaja isiklikult või kui mu omanikel on midagi vaja, siis see on see esimene koht, kus ma neid saadan. Et esiteks, kuna see nagu omanik ise on ka, poeomanik on nagu väga selline entusiastlik ja ta on 8 aastat seda poodi pidanud, siis tal on see huvi seda nagu teemat edasi arendada ja nagu et see, ma ei saa öelda, et on nagu suur koostöö, aga me mõlemad saadame üksteise juurde kliente. See on niisugune loomulikult kujunenud, mitte niisugune, et lööme käed, eks ole, teeme koostööd. Ja, mis on väga hea, et võib-olla selle poe nimi ja ma ei tea, koduleht, et võib-olla seda saab jagada pärast sinna alla notesidesse, et kindlasti need, kes kuulavad ja vähegi linde peavad, et nendel oleks huvi teada, et kus saab vähegi kvaliteetsemalt. Ja kui see linnupidaja otsustab, et ta nagu äkki nüüd tuvitoitu ka hakkab maale tooma või teab, kus saab, ma oleks hea meel, sest et ega pole nagu lihtne saada, et enamik Eesti tuvipidajatest, kes on niisugused tuvionud, eks ole, et nemad ikkagi kas segavad ise kokku, tellivad välismaalt, aga ma ei ole ka näinud, et keegi niisuguseid nagu ütleme siis pelleteid või neid krõbinaid niimoodi pakuks või näeks, et ikka see segu 7. Ja ma tahaks, et minu tuvid ikka elakski kaua, neid 20 aastat, mis siin kuskil internetis lubati, eks ole. Nii et jaa, väga huvitav, mulle meeldivad väga need loomade saamislood, et kui suur on tõenäosus 10 palli süsteemis, et siis, kui jälle kliinikusse tuleb mõni loom, või lind, kes vajab kodu, et siis sina oled see õrn hing, kes selle looma endale võtab. Selle olemasoleva linnu vaimse tervise huvides oleks vaja võtta juurde üks lind veel. Sama liiki. Ma pigem tahaksin teist liiki. Eks natuke on ikka nagu, ma ei tea, koerte puhul võib-olla hinnatakse rohkem seda välimust ja seda, et milline välja näeb, siis üks on välimus ka minu jaoks, aga pigem see, et kuidas see liik nagu käitub, milline ta on, mis on tema nagu iseloomu omadused, et pigem järgmiseks ma pigem ei valiks nümfkakatuud, võtaks kaigi, mis on... Ma just mõtlen, et ma pean kindlasti siia kohe pildi juurde panema, et milline on see kaigi, sest et jälle nii, võib-olla inimesed on näinud nii nümfkakatuud kui ka kaigid, aga ei tea, kuidas see täpselt välja näeb, nii et ma kindlasti teen siia väikse pildi juurde pärast. Väga vahva, aga nüüd mis hetkel sinu elus töötades kliinikus vaatasid, et ikka see loomaaia unistus kriibib siin kuskil südames, et tahaks sinna ka. Kuidas sa loomaaeda sattusid niimoodi tagasi? Ta on kriipinud kogu aeg. Kõik inimesed, kes nagu, kõik loomaaia arstid, kellega ma siis varasemalt olin suhelnud, siis ütlesid mulle, et vähemalt 2 aastat tuleb töötada kliinikus, praksises, enne loomaaeda tulekut. Ma olen peaaegu nõus sellega, ma arvan, et isegi 3 aastat. Sest et loomaaias õppimiskõver on suur, aga praktikakõver on väike. Ehk siis õppida verd võtma, õppida operatsioone tegema ei saa enam väga. Mingil määral jah, aga kõik on nagu muud, et sul on pigem nüüd nagu selline liigiline erinevus, üksikud indiviidid, väga piiratud aeg sageli mingisuguseid asju teha, väga palju anesteesiat, et üldse mingisugust looma puutuda. Ehk siis see julgus, teadmine, oskust nagu praktikat teha või praktiseerida kõike nagu seda, meditsiiniliselt hinnata mingisuguseid asju, diagnostika, kõik see, et see peab olema enne oluliselt juba selge, et seda ei saa nagu hakata koha peal nüüd veel juurde õppima. Selle jaoks lihtsalt ei ole nagu võimalusi nii palju. Jah, mitte nagu aega, aga sul ei ole nagu, ma ei tea, 100 kassi käib
paari nädala jooksul läbi, kui sa töötad kliinikus. Sa Mhm. saad kõigilt võtta verd, panna kanüüli, teha röntgenit, teha ultraheli, noh, see nagu on lihtne. Mul ei ole loomaaias võtta 100 ühte liiki looma. Mhm. Et siis hakata nagu praktiseerima, et oota, kuidas see ultraheli nüüd siis küll käib. Mhm. Kuidas ma nüüd siis ikkagi teen linnust röntgenit. Et jah, ma saan seda õppida ka ja võib-olla mingitel hetkedel on ka rohkem aega. Et ma olen ise oma aja peremees natuke rohkem. Aga siiski nagu noh, Vaata sa pigem õpid teooria ja seda liiki praktika, tundma eks ole. rohkem. Jaa. Jah, et jah, selles mõttes. Nii et minu jaoks oligi, et mind taheti siia varem, ma ütlesin ei lihtsalt kogu aeg. Ja kuni siis selle hetkeni, kus olid nagu okei, kas sa nüüd tahaksid tulla, siis ma lõin endale need tingimused, et kas ma nüüd tahan, kas ma nüüd olen valmis ja mis tingimustel ma olen valmis. Et ma siis jätkuvalt ei tahtnud täiskohta, ma endiselt ei tunne, et ma tahaksin täiskohta loomaaias. Sest ma tahan meditsiini ka teha. Et see on nagu see erinevus. Jah, ja vaata see loomaaiameditsiin on selline hoopis teistsugune asi, seal lähened teistmoodi, seal on ilmselt mingit epidemioloogiat natuke rohkem, pluss, et mis iganes haigus, mis võib levida liikide vaheliselt, et seal nagu see mõtlemine on hoopis teistmoodi. Võib-olla saab natukene kõrvutada ka varjupaigameditsiiniga, ma ei ole siin kindel, sest ma ei tea seda loomaaiameditsiini nii palju, aga olen kuulnud, et loomaaiaarstidele tehakse täiesti omaette konverentsid, omaette kõik, et selles mõttes, et kui tehakse mingi väikeloomaarstide konverents, siis sul seal eksootikute seisukohast ei ole mitte midagi juurde õppida, et sa peaksid õpetama neid elementaarseid teadmisi tavapärasematele loomaarstidele, kes tahavad võib-olla võtta või tunnevad, et vajavad koerte, kasside ja muu loomade kõrvalt natuke eksootikut ka juurde. Niisugused Jah. esimesed No oskused. sellist nagu ülekantud teadmisi, noh, ikkagist tuleb teha, et ka eksootikute loomameditsiinis vahet ei ole, et sellist ülekantud asju on palju, mina pean lihtsalt kohandama sellele liigile. jah, Ka nüüd loomameditsiinis eriti ma saan nagu, noh, mul on kasslasi, üksikud koerlased, aga mul on ka kasslasi. Et ma saan küsida nüüd ka nagu selle kassi-koera arstilt mingisugust arvamust, mõtet, pilku ja siis üle kanda seda, et aga okei, mis see minu liigi puhul tähendab ja kas see minu liigi puhul on oluline või mitte. Et väga paljud haigused on sarnased, eriti kasslaste puhul, kasside infektsioonhaigused on kasside infektsioonhaigused, et need lihtsalt on seal. Ja kuidas füsioloogia toimib ja need asjad on sarnased, aga jällegist see liigipõhine arusaam sellest asjast on siis lisaks, et sellist ülekandmist ja see minust teebki nagu selle tööga nagu huvitavaks, et aru saada sellest liigist, mis on selle liigi puhul erilist, miks ta erineb tavalisest kassist kuidagi moodi. mis on veel sellised väljakutsed looma ja loomaarstina töötades, et just ka võib-olla sellest seisukohast, et kust üldse infot võtta, eks ole, mingi konkreetse liigi kohta, liigi pidamise kohta, igasugused diagnostikavahendid, et kust sa võtad neid asju, mida niigi on väga vähe. Jah, no raamatud, artiklid ja konverentsid on põhiline. Koolitusi on ka, inimestega suhtlemine. Loomaaianduses inimesed on üldiselt nagu sellised väga vastutulelikud ja eriti arstid on nagu sellised, et me ei ole omavahel nagu konkurendid enam. Võib-olla loomaaeda saamine on konkurents. Aga jah, need on nagu kohad, kus üldiselt saab seda. Ja jällegist seesama ülekandmine, et kui mul ei ole selle liigi kohta mingisugust infot, siis ma vaatan kõrval olevaid liike. Aga samas tiiger ei ole väike nagu suur kass. Ta on kasslane, aga ta ei ole suur, lihtsalt suur kass või et ka selliste nagu dooside leiutamine vahel. On keskkondasid, kus vaadata, mida on kasutatud, et enam-vähem olla kuskil turvalises keskkonnas. Aga on ka vahel, et kus sa vaatad, et mitte lihtsalt suurem loom, vaid ka see nagu, kuidas füsioloogia toimub, kas ta on kiirem, aeglasem ja kõik mingid sellist asju, et see jällegist mängib ka nagu väga palju rolli. Mis loom just loomaaia seisukohast on sind üllatanud, kas oma käitumiselt, oma reaktsioonilt, oma lihtsalt nagu üllatunud? Raske on üllatada mind.
või no selles mõttes üllatada nagu, et ma olen avatud nagu mõtlemisega selle poole pealt või nagu hoian nagu silmad lihtsalt lahti või nagu luban loomadel ennast nagu väljendada. Ja selles mõttes nagu seda üllatust on vähem. Ma ei tea, kui kiiresti neasarvik suudab ennast teistpidi hüpata. Et on tagumikuga, järsku ta on sarvega. Ja noh, see on silmapilkselt on ta nagu teistpidi, et see on 1 tonn kaaluvat looma ja ta on nipsust pikk teistpidi, et noh, kui ta tahab, siis ta suudab sama mingi jõehobu või kui kiiresti elevant suudab londiga lüüa või noh, nagu selliste suurte loomade kiiret liigutamist tegelikult nagu on küll ja tuleb ette ja see vahepeal üllatab, aga aina vähemaks seda üllatusmomenti jääb, sest et ma juba näen, mis ta teeb. Et seal on need pisikesed nüansid tema käitumises, mis näitavad, et ta teeb midagi teistmoodi. Ja et see tuleb nagu ilmselt ka kogemusega, et sa õpid lugema selle looma kehakeelt. Ja et noh, kõrvad ühtepidi, teistpidi, et kas on ärritunud, ei ole, et võib-olla me oleme jah, koerte kassidega natuke rohkem harjunud, aga sellele vaatamata, ma ütlen, et inimene loeb koera kassi kehakeelt ülihalvasti, kui ta ei ürita seda õppida. Et noh, mis teil on selliste eksootilisemate või suuremate loomadega, keda me ei näe nii palju, et ma ütleks, et loomaaia ja eksootiliste loomade kõrval inimesed loevad koerte kehakeelt väga hästi. No jah, millega võrdlema. No, et kust kuhu me nagu liigume, et kui sealt minna siis eksootikute peale, siis kehakeelt ei oska nagu üldse lugeda, kui see loom ei ole kodus. Et kui see küülik on kodus, siis see kehakeelt vaikselt hakatakse õppima, et sellest aru saada. Aga muidu seda nagu, ja noh, loomaaias on seda nagu väga palju näha, kuidas noh, näiteks see klassikaline klaasile koputamine, et loom teeks midagi. Ja kui loom siis nagu teeb mingisugust häält, liigutust, karjub, siis seda nähakse kui nagu rõõmsat käitumist, mis tegelikult on hoopis stressi käitumine, seda ei tohiks teha, et lihtsalt jah, sellist nagu kokkupuudet ja kehakeele lugemist on nagu veel vähem. Ja huvitav on see, et kuidas inimesed nagu tahavad loomaaias selle looma tähelepanu, et nad ei piira, esiteks täiskasvanud inimesed ei piira oma lapsi mitte kuidagi ja täiskasvanud inimesed ise koputa, mul niimoodi, et noh, ma käisin just siin eelmine nädal Omaha loomaaias, mis on üks maailma parimaid, ma ütleks, vähemalt selle keskmise reitingu järgi ja mulle endale ka väga meeldis. Aga see, kuidas inimesed käituvad seal nende loomadega ja see, kuidas nad reaalselt lakuvad seda klaasi ja lubavad sellel juhtuda ja vaatamata sellele, et on sildid, et noh, ära koputa klaasile, nagu ära lehvita. Et noh, tegelikult see loom, et selles osas see loomaaed ei ole nagu loomasõbralik, aga ma saan aru ka, miks neid loomaaedasid on vaja ja kui seal üritatakse ikkagi teha see keskkond nii mugavaks, kui saab looma jaoks, siis on imeline, aga tegelikult on kurb. See, kui jälle egotsentriline on inimene, et mina tahan tähelepanu, mina tahan, et see loom just minuga suhtleks ja muidugi see on ju võtta inimese jaoks ka alati selline võimas tunne, et kui see loom, kes on tehniliselt ikkagi metsik, pöörab sulle tähelepanu ja loob selle kontakti. Aga aga mis kontakt see on? Täpselt. Kas sinu praktikas siis, kui sa ravid just loomaaia loomi, et mis sa arvad, kas see loom või lind saab aru, et sa üritad aidata? Võib-olla mingil määral, aga see on nagu väga, ma ei tea, võib-olla üksikud loomad, kelle kehakeelest saab selle võib-olla välja lugeda. Aga see on ka nagu selline, ja ma ei tea, ma arvan, et see võib-olla tuleb sealt, et kuidas see treening on nagu tehtud ja kui koostööaldis see loom üldse on. Ja kas nüüd see, et ma tahan teda ravida, on nagu selline positiivne emotsioon talle üldse või on see nagu ainult negatiivne, et nagu see, et ta inimest näeb, inimene katsub teda võib-olla nagu mõne looma jaoks väga negatiivne, mõne looma jaoks võrdlemisi positiivne on ju, et ka metsloomade puhul. Et see inimesega kontaktsuhtlemine võib olla väga positiivne tegevus ja ma arvan, et sellisel juhul see on nagu hea või et loom tajub seda ka võib-olla positiivselt, seda ravi osa. Aga kui ta inimese kontakti nagu üldse ei taha ja siis sa lähed haige looma juurde, kes ei taha seda inimese kontakti üldse, siis noh, ma arvan, et see ei loo nagu stressivaest keskkonda.
Õnneks muidugi mulle tundub, ma ei tea, kuidas Eestis on, aga mis ma olen siin näinud väljamaal ka, et ikkagi kõiki neid loomi üritatakse treenida niimoodi, et nad oleks vähemalt selle oma, ma ei tea, talitaja on nii kehv sõna, aga selle inimese kontaktiga harjunud, et nad teeks mingeid asju käskude peale. mis mind väga üllatas ühes loomaaias oli see, et hüäänid väidetavalt alluvad palju paremini treeningule kui hundid ja mul oli võimalus hüäänile käest anda tatlit süüa, mis oli ka minu jaoks üllatus, et tattel on maius, mida kasutatakse hüäänide treenimiseks. et see oli minu jaoks küll niisugune, et nagu vau, et ei kujutanud ette, et koledad ja vastiku sellise ihihihihi häälega, aga väga põnevad loomad. et jah, see on jälle silmaringi laiendamise seisukohast äge. Kas on veel midagi, millest sa tahaksid rääkida? See oli linde puudutav teema võib-olla, et nüüd oleks see koht, kus sa võid rääkida linde puudutab eh, liigikaitset puudutab. liigikaitset, jah. Jaa. No eks siis loomaaias see on minu jaoks nagu põhiline, mida loomaaed teeb, miks loomaaed on liigikaitseline, liigi teadvustamine, hariduslik tegevus inimeste jaoks. Ehk siis ta ei ole niivõrd nagu selline meelelahutuskeskkond mingil määral, aga minimaalselt. Rohkem see liigikaitse, ehk siis juba seesama mõte, et miks on see loom siin. Mis on selle indiviidi mõte, mis on selle liigi mõte, et see liik on esindatud, mis see nagu loom saab sellest või mis see liik saab sellest, et see loom on üldse loomaaias. Ja kuidas Tallinna Loomaaed seda nagu siis esindab või seda mõtet edasi kannab, on siis see liigikaitseline ja just paljunduskeskuste nagu osa, ehk siis siin Tallinna Loomaaias me paljundame Euroopa naaritsat, meil on paljunduskeskus, meil on kogu Euroopa suurim keskus Euroopa naaritsale ja meil on siis üle 100 Euroopa naaritsa hetkel Tallinna Loomaaias. Et see on rohkem kui teistes loomaaedades kokku kõikides. Nii et ja kuna kui ma siia tööle tulin ja mul see kontakti siis naaritsatega oli lihtsalt nii palju juba, siis mind paluti, et kas ma oleksin ka siis selle liigi loomaarstlik nõustaja. Ehk siis ma nüüd olen siis ka selle kogu Euroopa naaritsa Euroopa programmi üks siis vet advisoritest, mis on ka nagu selles mõttes väga tore, saab selle liigi ja looduskaitse ja liigikaitsega nagu veel tihedamalt nagu koostööd teha, et bioloogia, mida ma õppima ei läinud, võib-olla nüüd on see nagu koht, kus ma saan siis võib-olla natuke rohkem siis bioloogiale, liigikaitsele, looduselustikule nagu kaasa aidata ja just nagu Eesti vaatevinkli ka, sest see on nagu meie oluline loom. Ja see on jah, see üks nagu võrdlemisi suur osa ka nagu sellest päevasest tegevusest, mis ma nagu, aastasest tegevusest, mis ma teen, ongi selle sama Euroopa naaritsega tegelemine ja võib-olla nagu nendega rohkem töö tegemine. Kas need, kes soovivad, saavad kuidagi sind toetada selles tegevuses? Ja kui, siis kuidas? Otseselt mind mitte. Aga loomaaias on, meil on eraldi nagu erinevad stendid sellest, mis on liigikaitse ja kuidas loomaaed teeb liigikaitset ja kuidas ta teeb Euroopa naaritsa liigikaitset. Ehk siis tunda huvi selle vastu, et mis tehakse Eestis, miks see loomaaed üldse olemas on ja Euroopa naarits minust on selle jaoks nagu väga hea näide, et miks on üldse loomaaed olemas. Eestis Euroopa naarits oli kas välja surnud üldse ja nüüd ta on taas asustatud 2 Eesti saarele, Saaremaale ja Hiiumaale. Lagrits ehk siis unilane on nüüd järgmine liik, kelle me võtsime siis ette, kelle paljunduskeskus meil samuti on ja see aasta loodi see paljunduskeskus veel suuremaks. Eelmine reede läksid esimesed lagritsad esimest korda tagasi Eestisse, loodusesse. Ehk siis me paljundasime siin seda liiki juba piisavalt palju, et me saame nüüd seda sel suvel uuesti esindada Eesti looduses. Et nemad lähevad siis Pakri saarele. Ja see on ka jällegist üks suur programm, millega ma tegelen, millele ma panen oma õla alla või oma käe annan juurde, et see liik saaks Eestisse taastatud. Miks see oluline? Just selle taastamise seisukohast ja see liik on ära kadunud sellepärast, et inimene. Ja looduses üldiselt on niimoodi, et ükski ei ole nagu
see liik ei kao ära, sest et ta lihtsalt läks ära, vaid see liik söödi nii-öelda välja millegi või kellegi teise poolt. Üldiselt inimene, elukeskkond ja kõik sellised asjad. Noh, Euroopa nääritse puhul oli see Ameerika näärits, kes tuli sisse seoses karvakasvatusega, on ju. Et Ameerika näärits on suurem ja lihtsalt parem selles elustikus toime tulema. Siis nüüd kui Ameerika nääritset ees enam ei ole nagu saarte peal, et siis saab seda Euroopa nääritset ka nagu taasasustada. Lagritsa puhul ka nagu see on selline natukene nagu posterliik. Selles mõttes, et kui me taasasustame ja aitame kaasa selle ühe liigi kaitsele, siis tegelikult see on kogu ökosüsteem, mida me kaitseme seal loodusest, sest et me paneme sinna loodusele piirangud peale ja tegelikult see kogu loodus pääseb inimese käest. Sest et see inimene nagu hoiab oma jala siis natukene kaugemalt sealt loodusest, et ma arvan, et see on see oluline osa. Kompenseerime inimeste tegevusi ja üritame taastada seda, mis inimene ise on ju ära hävitanud. Kas ma eksin, kui ma ütlen, et sama või sarnane lugu on ka kilpkonnadega, et meil need punakõrv kilpkonnad kipuvad siin hullult hästi asustama Eesti jõgesid, kui just väga suurt külma ei ole? Või ma ajan midagi? Ma ei tea, et neid nüüd nagu päriselt talvitumas oleks. Nad on võõrliik, nad on invasiivne liik, eriti Euroopas ja eriti lõuna pool Euroopas, et nad on Euroopas keelustatud liik, neid ei tohi osta, müüa, paljundada, anda, vahetada, mida iganes, nagu mitte midagi ei tohi nendega teha alates aastast 2016. Siiani meil on neid Eestis olemas ja siiani nad liiguvad igal pool ringi ja siiani nad on ka nooremad kui 10 aastat. Et siiamaani tuuakse neid sinna loomaaeda, poetatakse sinna samasse see troopikamaja vist on õige sõna või? Et olen kuulnud lugusid Aleksandr Semjonovilt, et kuidas need loomakesed ikkagi oma... Kunagi nagu toodi, nüüd õnneks vähemalt minu aja jooksul ei ole rohkem toodud neid ja neid ei ole siia jäänud, et meil on üks punakõrv ilukilpkond loomaajas olemas, mis elab oma aja lõpuni ja see on kõik. Me ei taha seda liiki pidada ja me ei taha seda liiki säilitada kollektsiooniplaanina, aga sellel ühel loomal me laseme ilmselgelt nagu lõpuni elada, on ju, et ja me ei lase teda loodusesse ja me ei paljunda teda ja nagu ei tee kõiki selliseid asju. Aga noh, loodus jällegi teisest mõttes tühja kohta ei sälli, et kui punakõrv ilukilpkonna ei tohi Eestisse sisse tuua või Euroopasse sisse tuua, leitakse järgmine liik, kuniks siis see saab olema invasiivne liik, sest et ta saab keskkonnas hakkama. Et senikaua, kuni ei ole keeldu, siis neid loomi tuuakse teatud hetkedel ikka sisse. No vot, vaata, ma usun, et mina tean, et mina sain targemaks, aga kindlasti ka kuulajad, kes saadet jälgivad, leiavad siit enda jaoks palju uusi teadmisi. Brit, nagu sa tead, siis siin saates on traditsioon, kus eelmine külaline esitab küsimuse järgmisele külalisele, teadmata, kes järgmine külaline on. Ja ma loodan, et ma ootan ühte konkreetset vastust sinu käest. Ma ei tea, kas sa ka mõtled selle peale, lihtsalt see oli minu jaoks nii ootamatu ja naljakas. Aga küsimus on järgmine. Kelleks oleks kolleeg soovinud saada, kui ta ei oleks saanud loomaarstiks ja mille vahel kõhklesid? Et osaliselt sa tegelikult saate alguses juba vastasid selle küsimuse ära, aga kas on veel midagi, mida sa tahaksid lisada? Tegelikult loomaarst ja keemia olid teisesed valikud. Ja esimene valik, mille vahel ma valisin, oli saada tsirkuseartistiks. Ehk siis... See on nii äge lihtsalt. Ehk siis enne ülikooli astumist ma õppisin tsirkusekoolis ja nii-öelda minu kursusekaaslased või trennikaaslased siis läksid mitme tsirkusekooli edasi peale gümnaasiumi lõppu. Mina ei läinud. Ma siiski lõpuks otsustasin, et ma ei taha seda teed minna erinevatel põhjustel. See ei tähenda, et ma nagu hoiaksin ennast sellest kaugele. Ma siiamaani õpetan lapsi, annan neile trenne korra nädalas. Nüüd mõnda aega ma juba ei ole esinenud, aga päris pikalt ma ka käisin etendustel, osalesin,
esinesin erinevatel üritustel, et see nagu on jäänud osaks minu elust endiselt, olla natukene selline klounilik ja astuda sellisest tavapärasest kingast välja ja panna teine müts pähe. See on nii äge ja tegelikult ma väga tahan, et sa räägiksid sellest natuke rohkem, et kui sa räägid esinemisest ja nendest trennidest, et mis see tähendab, milline on see esinemine, milline on see trenn, mida sa õpetad, lihtsalt see on nagu nii teistmoodi ja nagu minu jaoks täielik vau, et kui ma seda lugesin, mul oli, et issand, kui äge. Esinemine no jah, mul on erinevaid videosid ka erinevates kanalites üleval varasematest esinemistest ja etendustest, kus ma olen kaasa löönud. Üheks minu hetke nagu suurimaks tegevuseks, mida ma teen, mida ma õpetan, on Hiina mast. Ehk siis halb on öelda või naljakas on öelda postitants, aga see on postitants riietega ja oluliselt nagu sellisem jõulisem ilma tantsuta. Et see mööda posti ülesronimine, erinevate trikkide tegemine, oma keharaskusega mängimine ja selle nagu tasakaalu leidmine seal. Et see jah, mingi hetk ma selle nagu ala enda jaoks avastasin ja siis hakkasin seda nagu rohkem tegema ja see nagu sai selliseks huvitavaks alaks, kuidas saab ära kasutada kunstiliselt siis ühte mingisugust objekti. Üldiselt tsirkus on nagu väga palju selline objekti manipulatsioon. Akrobaatikas siis on inimene kui objekt, manipulatsioon, žongleerimine on pallid, kurikad, mingid muud asjad, monorattaga, üherattalisiga sõitmine on järgmine objekt, selle manipulatsioon, et kuidas me astume sellest nagu tavapärasest elust, võtame mingi objekti ja kuidas seda saab veel midagi teha sellega, et lihtsalt postist ülesronimine on nagu selline lihtne asi, aga mis seal veel saab teha ja nagu ja etenduste puhul ka on minu jaoks nagu oluline, et aga mitte lihtsalt, mis ma saan teha, aga miks ma seda teen. Et kui me oleme teinud mingisuguseid etendusi, et minu jaoks on alati see küsimus, et miks ma ronin sinna posti otsa, miks ma žongleerin. Kas see on lihtsalt lõbu pärast, see on ka on ju tore, et see kaasaegne tsirkus, mida mina tegin, ei ole nagu enam selline lihtsalt selline plaksutamine ja triki ettenäitamine, vaid see on rohkem teater, rohkem näitekunst kui lihtsalt selline, et ma tegin triki ja teen nüüd plaksutage. Et minu jaoks jah, nagu tsirkuses, kui ei plaksutata etenduse ajal, vaid plaksutatakse lõpus väga palju, on nagu, tähendab seda, et nagu kõik on hästi tehtud. Sest et kui sa plaksutad etenduse ajal, siis inimesel jäi mõte seisma. Et tegelikult teatris ka ju ei plaksuta etenduse ajal, vaid sa plaksutad lõpus, kui see nagu lõpp tuli või vahepeal. Pärast ikka monoloogi, et sai tead tehtud. Nii. Just, tegelikult see on nagu teine. Ära, eks ole. Jah, aga just selline nagu just teatri sidumine sellega ja nagu kõik see, et tsirkus üldiselt ei ole vokaalne või häälitsev tegevus, et see on ikkagi muusikaga rohkem seotud, aga jah, selline nagu näitekunst sinna juurde on nagu päris palju. Ja see on ju füüsiliselt väga väljakutsev, selles mõttes, et ma olen proovinud küll posti otsa ronida, võimatu. Jaa, see on väga tore. Nagu hüljes, kes haistab posti, eks ole, et see on füüsiliselt väga-väga raske. Aga nüüd näiteks selle loomaarsti töö kõrvalt minna peale pikka tööpäeva õpetama lapsi veel 2 tundi. See on nagu täiesti teine ala, ma puhkan. Et ma teen kaasa, ma olen võib-olla nagu füüsiliselt siis väsinud, aga ma vaimselt puhkan. Et kõik töömõtted kaovad ära, kõik nagu see on, selles mõttes see on nagu hästi hea, ta on nagu hobi minu jaoks, et see ei ole nagu töö mõttes, vaid see ongi hobi mõttes edasi. Ma olen lihtsalt nii nagu vau, et
kui äge ja kui teistmoodi ja mul on hästi hea meel, et sa avasid ennast sellise põneva hobi osas veel, tekib kohe tahtmine teada, et mis veel on selle Priit Peetrise kooriku all põnevat, mida inimesed võiksid näha ja kuulda, aga kuna saate formaat näeb ette konkreetselt pikkust, siis tänaseks ma lõpetan ja ma julgustan inimesi niimoodi sulle perioodiliselt kuskil üritusel külje alla ujuma ja küsima, et Priit, mida veel ägedat sa teed ja kuidas saab sinu tegevustele kaasa elada. Igal juhul ma väga-väga tänan sind sinu aja eest. Väga põnev on olnud veeta seda aega sinuga ja õppida sind natuke rohkem tunda ja ma loodan, et ka see tagasiside sulle pärast seda saate ilmumist on samasugune niuke. jah, aitäh, et kutsusid. Loodan, et sa nautisid seda saadet ja kas sa olid üllatunud, kas see salajane hobi, mis ei ole üldse tegelikult salajane, oli ka sinu jaoks üllatus? Jaga minuga siia alla kommentaaridesse, mis olid sinu mõtted. Kui sa tahad aidata kaasa Priidu erinevatele tegemistele, siis loomulikult kogu info on all show notesides. Mina ka ootan jätkuvalt sinu kuulaja soovitusi ja ettepanekuid, kes võiks olla järgmine saate külaline. Mina tänan ja järgmiste kuulmisteni.